Tere, kallid vaatajad! On järjekordselt aeg üheks kalastuskooli episoodiks ja seekord keskendume haugipüügile või siis õngele, mis on mõeldud haugipüügiks ja seda me teeme sellepärast, et praegu on kätte jõudnud september. September on siis juba vaikselt õige koht, õige aeg, kus võiks haugi jahtida. Kindlasti ei ole antud õng mõeldud ainult haugipüügiks, mingit kleepsu seal peal ei ole. Selle õngega võib väga efektiivselt püüda ka ahvenat ja mina kavatsen ka meriforelli püüda selle õngega. Alustame siis kõige basikumatest asjadest. Endale ostsin ma sellise õnge, mille nimeks on Taiva. Kulutasin natuke rohkem raha. Ostsin üle pika aja endale niisuguse vähe tummisema õnge. Kindlasti üks asi, mis ma tahan öelda. Te ei pea ostma endale kallist õnge. Mitte ilmtingimata. Mina olen niisugune inimene, kes suudab õnge peale astuda või mingi istuda või kuidagi suudan selle õnge otsa ikka nõks ära murda ja siis ei ole selle õngega nii mugav enam püüda. Et kindlasti ei pea ostma endale mingit 100 eurist komplekti. Näitan teile. Käisin just täna Tapal täiesti suvalises poes, keskuse pood, seal müüakse igasugust imelikku träni. Ostsin niisuguse Salmo õnge komplekti endale. Maksis 29 eurot. Siin on teleskoopritv, siin on kerija ja tamiil kõik peal olemas. Mine ja püüa põhimõtteliselt. Ja 29 euri komplekt on olemas. Väga mugav variant. Pole vaja midagi kallist isegi. Lihtsalt asi on selles, et võib-olla see kestab natuke vähem kui kallim ritv. Mina olen selline inimene, kes suudab selle kalli ritva niikuinii katki teha. Mina ei osta endale kalleid asju igaks juhuks. Erand olukord on praegu muidugi see Taiva ritv, mis maksis natuke rohkem. See Shimano kerija siis. Et ma tavaliselt nii kallid asju ei osta. Ritv, mille järgi see ritva valid, on kaks asja, mida sa pead jälgima. Ja mõlemad on siin, kui sa vaatad õnge käepide ja ütleme, siin kohas on tavaliselt kirjas igal õngel. Esiteks on pikkus 2,7 meetrit. Pikkus on selline asi, et ütleme niimoodi, et kui sa kaldalt ainult püüad, siis sa tahad, et su õng oleks pikem. Et sul õng oleks mingi 3 meetrit, midagi taolist, üle 3 meetri tavaliselt. See ei ole reegel, kunagi ei ole mingit reeglit selle kohta. 3 meetrit pluss, sellega on hea sul püüda merikat merest, sellega on hea kaldalt kala püüda. Mina, kuna ma olen enamjaolt püüan paadist kala, siis mina ostsin endale vähe lühema. See on vähe mugavam, paadist püügil on vähe mugavam ümber käia selle asjaga. Mina valisin endale 2,70 pikkusega ridva. Ei oleks olnud probleemiga 2,60 pikkus, 2,80 pikkus. Lihtsalt sellel ridval läks test ja pikkus läks ilusti kokku ja käepide ja raskuskese on minu jaoks mugav ja õiges kohas. See on hea ja kerge niisugune ritv. Ma ei oska sulle õige sõnaga öelda, see õng on nagu konkreetne. Ta on nagu tugev, ta on jäik, ta on õrn, ta on kerge, ta on perfektne minu jaoks. Aga minnes siis edasi, 2,70 pikkus, kuna ma paadis püüan ja test see grammid, mis siin näitab, tähendab seda, et kui rasket lanti sellega visata oleks mugav. Ehk siis see õng on täpselt mõeldud 15–50 grammi lantide jaoks. See on mul põhimõtteliselt metallist merika lantide loopimiseks ja raskete haugilantide loopimiseks. Nii et otsisin sellist, millel on vähe suurem test. See on nüüd esimene asi, eks ole, õng. Teine asi, mis sul on vaja, on kerija. Kerija valid sa üldjuhul, on igasugused erinevaid asju, mida jälgida ja võib-olla mingid professionaalsemad vennad oskavad veel paremini öelda. Üks asi, mida tuleb jälgida, on see number siin. Mul on see 2500. See on ilusti karbi peal ka kirjas 2500. See number tähendab seda, kui suur pool, ehk siis see kerimisosa, see kullast osa, kui suur see on põhimõtteliselt, kui palju tamiili peale mahub. Ja see tähendab, kui suur see kerija ise on. On erinevaid numbreid, on 3000 ja 5000 igasuguseid asju, aga kuna see on niisugune paadist püük, 2500 on perfektne raskus ja suurus haugipüügiks paadist, minu jaoks vähemalt. Ja teine asi, miks ma just selle kerja valisin, oli see, et sidur käib alt ja sidur on alt käib ja reguleeritav. Mul on tavaliselt enamus kerjatel olnud üleval see, aga see raibe tahab alati mul ülevalt millegi pärast sõlme minna selle siduri taha. Siin üleval on niisugune siduri kerja ja see jääb siia külge kinni. Nii et ma valisin sellise, et sidur käiks alt. Üks asi, kui see ritv tuleb alguses, see käepide on siin niimoodi valesti, on ju. Selle jaoks, et see käepide õigesti siin oleks, selle jaoks pead siit poolt nagu pingutama peale kerima.
kaua. Nagu juba näed, siis käepide vaikselt hakkab õiget asendit sisse võtma. Kerid nii kaua, kuni enam kerida ei saa ja näed, käepide on nüüd ilusti siin olemas. Veel üks asi, mida jälgida on see, et siin on niisugune klõps. See tähendab seda, et sul käib kerija kahtepidi, ühtepidi ja teistpidi. Aga see võib tekitada sõlme, nii et üldjuhul pane ta niimoodi, et see kerija ainult ühtepidi käiks. Eeltöö on tehtud. Nüüd mulle meeldib peale kerida niimoodi, et kui see kerija on õnge küljes, ehk siis paneme selle kerija siia, paneme ta õnge külge ära juba. Nii, väga hea. Ja nagu ma siis alguses ütlesin, et ma ei osta endale kalleid asju igaks juhuks, sellepärast, et ma suudan need katki kogu aeg teha. Eelmise õnge ma tegingi katki. Miks ma üldse selle õnge ostsin praegu, on see, et siis kui ma üritasin autost välja võtta õnge, eelmist õnge, siis ma tegin õnge otsa katki. Läkski nii, nagu ma arvasin ja katki hetke momendiga. Selle ma panen kõrvale. Ja viimane asi, mille peale me peaksime tähelepanu pöörama, on siis see, et mille me täpsemalt kerija pooli peale paneme siia. Meil on kaks asja valikus, on nöör ja on tamiil. Ja kui me räägime nüüd haugipüügist ja merikapüügist ja niisugustest asjadest, siis mina alati eelistan nööri. Sellepärast, et nöör on palju tugevam ja tavaliselt nöör, mille ma valin, on 10 kilone. 10 kilo peaks vastu testile. Ja kuidas mina nööri peale panen, on see, et panen siit rõngast läbi. Kahekesi on natuke mugavam seda teha. Kui sa nööri sõlme teed, pead tähele panema, et see oleks lahti siin. Niimoodi. Nüüd, kui ta on lahti, võtad selle nööri otsa ja teed siia sõlme selle pooli peale. Selle pooli jaoks mul endal mingit spetsiaalsõlme ei ole. Mina teen siia tavaliselt umbsõlme lihtsalt. Ja mingi 3 umbsõlme. Erilist vahet ei ole. Tavaliselt üldjuhul mina ei jõua mitte kunagi nii kaugele, et see sõlm üldse paistmagi hakkaks. Kui väga palju jäi üle seda nööri siia, siis lõikame selle suurema osa ära siit ilusti. Nii, paneme selle lukku. Nüüd ma õrnalt hoian näpuga seda nööri niimoodi pingul ja niimoodi rahulikult vaikselt siis kerin. Näpuga hoian natuke pingul seda. Ma väga imestan, et GoPro terveks jäi praegu. Ekraan ja kõik asjad. Kuradi tuul raisk. Ma pean valmis olema kinni püüdma seda kaamerist. Nii. Nagu näha on, siis pool on ilusti nööri täis. Liiga palju me ei taha panna, sest siis ta hakkab sõlmi, tahab tekitama hakata ja nii edasi. Lõikame siit maalt kuskilt ära selle. Ja ongi üks osa meie seiklusest tehtud. Nüüd ma ise ei viitsi iga kord seda õnge lahti võtta. Nii et mina üldjuhul teen õngega niimoodi. Ma panen ta kokku ja vean selle tamiili juba läbi siit õnge seest. Aukudest siis nii-öelda nendest õngerõngastest. Kui teile tundub, et ma räägin natuke imelikult, siis ma igaks juhuks mainin, et ma käisin üleeile hambaarsti juures ja mul tõmmati üks hammas välja. Nii et mul on lõug natukene tuim ja korralikult ei saa neelata ja üks mandel on paistes tänu sellele. Ja nüüd on meil läbi aetud ja kuna tegemist on haugi püügiõngega, siis paneme nööri ka otsa. Nöör on juba, et 10 kilone, siis ma võtan trossi samamoodi 10 kilose jaoks. Ja nööri paneme kinni nii, nagu ma alati olen teinud, kõik need sõlmed, mõnu lemmik sõlmega. Paneme siit läbi, keerame mõningad korrad seda. Nii, ja nüüd paneme siit august läbi selle. Naksti. Ja naksti. Ja ongi olemas ilusti tross ka otsas. Lõikame siit ära, jätame väikse jupp alles. Ja voila, olemas. Muy bueno haugi püügi ritv. Terve see komplekt maksis mul 200 eurot. See maksis 200 eurot ja ma lähen sellega kala püüdma. Ja see maksis 29 eurot ja ma lähen sellega ka kala püüdma. Kala toovad nad põhimõtteliselt mõlemad. Täpselt sama palju, täpselt sama suured kalad. Mitte mingit vahet ei ole. Sa ei pea nii palju raha raiskama. Kui sa oled alustav kalamees, tahad proovida katsetada esimest korda kala püüda, sellest 29 eurosest on sulle rohkem kui piisavalt. Ma loodan, et oli kasuks praegu see väike õpetus teile. Minu poolt tšau ja kohtume kalavetel.